Soovitame tsitaate kuulates sättida end mugavalt silmad kinni istuma ja keskenduma edastatud sõnumile. Tänane arutelu teema pärineb Peep Vainu raamatust Keset elu. Ta kirjutab oma raamatus nii: inimest koheldakse täpselt nii halvasti, kui halvasti ta laseb ennast kohelda. Meid koheldakse vastavalt meie standarditele. Inimese kohtlemine on sageli seotud tema enda valikute, käitumise ja eneseväärikusega. Kuigi me ei saa alati kontrollida, kuidas teised meisse suhtuvad ja seeläbi meid kohtlevad, on meil ometi võime mõjutada seda, millist käitumist me tolereerime ja millist mitte. See tähendab, et kui meil on kõrged standardid ja enesearmastus, siis on tõenäolisem, et meid koheldakse positiivselt ja lugupidavalt, sest midagi kehvemat me enda ellu ei luba. Inimväärikus on alus, millele peaksime rajama oma suhted teistega. Kui meil puudub usaldus iseenda vastu või kui me ei tunne end väärtuslikuna, võime kergesti leppida alandava kohtlemisega. Kuid kui me austame iseennast ja seame kõrged standardid sellele, kuidas meid koheldakse, siis annab see teistele selge signaali meie ootustest. Meie eneseväärikus on peegeldus sellest, kuidas me tahame, et teised meid kohtleksid. Lisaks eneseväärikusele on oluline ka meie käitumine ja suhtlemisoskused. Kui me oleme empaatilised, sõbralikud ja austavad teiste suhtes, on tõenäolisem, et ka meid koheldakse vastavalt. Suhtlusmustrid ja käitumisviisid võivad tekitada vastastikust austust ja positiivset suhtumist, mis omakorda mõjutab meie kohtlemist. Näiteks, kui me räägime teistega lugupidavalt ja kuulame nende arvamusi, on suurem tõenäosus, et nemadki kuulavad ja austavad meid. Samuti peame olema valmis seadma piire ja väljendama oma ootusi. Kui me oleme liiga leebed ja laseme endale kõike öelda või teha, võivad teised inimesed seda ära kasutada. Me peame selgelt väljendama, kui meid midagi häirib või kui me ei nõustu teatud käitumisega. Kuigi me ei saa kontrollida teiste inimeste tegusid, saame kontrollida oma reaktsioone ja kehtestada piire. Siiski on oluline mõista, et see ei ole alati meie enda süü, kui keegi meid halvasti kohtleb. On olemas mitmeid olukordi, kus inimesed satuvad ebaõiglase või alandava kohtlemise alla, hoolimata nende eneseväärikusest ja standarditest. Sellisel juhul on oluline eemaldada enda elus sellised inimesed, kes meid ennast ja meie väärtusi ei hinda. Kokkuvõttes on inimese kohtlemine suuresti seotud sellega, kuidas ta lubab end kohelda. Kuigi me ei saa kontrollida teiste inimeste käitumist, saame mõjutada seda, millist kohtlemist me tolereerime. Eneseväärikuse, suhtlemisoskuste, piiride seadmise ja enesehinnangu arendamine on olulised tegurid, mis aitavad meil seada kõrged standardid ja saada vastavat kohtlemist. Lõppkokkuvõttes vastutame meie ise selle eest, kuidas meid koheldakse. Aitäh kuulamast, järgmiste kohtumisteni!